Tere, mina olen Luisa ja mina osalesin sel aastal Ironman Tallinna 70.3 etapil ja ma tulin finišisse. Ironmani sattusin tegema nii, et kutsuti hea eeskuju saadikuks, et populariseerida naiste seas triatlonit ja Ironmani üldse ja see tundus piisavalt suur väljakutse mulle endale, sest ma ei ole väga sportlik inimene enne seda Ironmani olnud, nii et oli vägev teekond. Mulle tundus see päris nagu hullumeelne, aga natuke tekkis see tunne ka, et kuna ma tean, et ma ei ole sportlik ja Taavi ütles ka, et see ei ole üldse sportlik, siis ma mõtlesin, et ma peaks ikkagi proovima. Et äkki on võimalik saada sportlikuks. Ainuke eesmärk Ironmaniga seoses oli minul tulla stardist finišisse. Ma olin küll välja mõelnud mingi sellise, ütleme, tundide aja, millega ma võiks lõpetada. Ja ma natuke ületasin iseennast, et ma ujusin umbes 7 minutit kiiremini, kui ma arvasin ja ma ka sõitsin rattaga äkki 10 minutit kiiremini, kui ma olin mõelnud, et ma sõidan. Ma loodan, et see on ikkagi armastus spordi vastu, enese ületamine ja see on piisavalt suur pähkel, mille nimel treenida. Mulle tundub, et need on kindlasti asjad, mis mulle mõjusid, võib-olla ka paljudele teistele. Päevaplaan seoses Ironmaniks treenimisega muutus tohutult, sest see ei sisaldanud varem selliseid treeninguid ja need ei sisaldanud ka nii pikki treeninguid. Seega see totaalselt muutus ja kui alguses ma arvan, ma suutsin teha trenni 3 kuni 5 päeval nädalas, siis lõpuks oli see pigem ikka 6-7 päeva nädalas ja need trennid ikka muutusid järjest pikemaks. Küll jah, jooksutrennid olid jätkuvalt lühikesed. Ma ei suutnud seda endale meeldivaks mõelda. Ironmani kommuun või need inimesed seal nii korralduspoole pealt kui raja ääres kui ka rajal on hullult ühtehoidvad, hästi toredad, hästi sõbralikud, kõik ergutavad üksteist ka rajal nagu võistlejatena. Ja samuti need inimesed, kes raja ääres on, et see annab tohutult palju juurde. Ma vaatasin oma kella pealt ka, et kõik korrad, kui ma jooksin ja inimesed mind ergutasid, siis mu jooksutempo oleks hullult üles ja selle tempoga ma ei oleks ilmselgelt lõpuni tulnud, aga siis ma ikka sundisin ennast jälle rahulikumaks tagasi. Aga see annab nii palju energiat juurde, et lihtsalt nagu hops, kohe läheb kiiremaks kõik. Võistluse eelsel ööl ma sain magada küll hästi, aga mul oli hommikul tohutu närv sees, et ma isegi ei tea miks, sest et varasematel 2 etapil Valgas ja Otepääl mul ei olnud üldse närvi sees nagu minnes. Aga seekord mul oli kõik jutud, et mul oli süda paha, ma ei tahtnud süüa hommikul ja mul isegi ei läinud kohv hommikul sisse, nii et kõik oli halvasti ja mõtlesin, et kui see nii algab, et see ei saa hästi lõppeda. Aga läks hästi. Stardiala oli ärev, sest inimestel oli öeldud, et ei tohi ennast, kastma ei saanud nii-öelda vette minna ja siis kõik olid mingis väga pingsas ühe duši järjekorras, et ennast märjaks teha ja kalipsod märjaks teha. Ja selles mõttes oli siuke, ütleme, ärev olukord. Aga kui juba see start antakse ja pauk käib, ega sul tagasi teed ei ole, tuleb vette minna ja märjaks teha ennast ja nii ma ka tegin ja hakkasin kroolima. Kroolisin nagu jaksasin.
ei, peale stardipauku ma ei tundnud muud midagi, kui et ma teadsin, et see distants on pikem kui Otepää oma ja mulle samas meeldis see rada hästi, et ta oli pigem niisugused pikad sirged, et ei pidanud liiga palju jälgima seda, et kuhu nüüd minna tuleb, et võtsid ikkagi selle sihi ette ja proovisin natuke ka vahepeal suuremate meeste jalge taga nii-öelda tuulde võtta, et oleks veetakistus väiksem ja natuke kiiremini edasi liiguks. Ja ma ainuke asi, mida ma vees mõtlesin, oli, et ma ei puhka, sest kalipsoga peaks ideeliselt olema nagu nii lihtsam ujuda ja et ma ei puhka, vaid ma kroolin kogu aeg. Lihtsalt kroolin ja kroolin ja kroolin. Ja olingi imekombel, kuidagi suutsin 7 minutit kiiremini ujuda, kui ma olin nagu arvestanud, et ma ujun. Ei, katkestamise mõtet ei tulnud kordagi pähe, et nagu katkestaks. Ma pigem kogu aeg mõtlesin, et ma pean selle lihtsalt lõpuni oma selle tahtejõuga lihtsalt vedama. Ükstakõik, et mul juba jalad olid seal lõpus viimased 4-5 kilomeetrit, võib-olla isegi rohkem. Olid ikka väga läbi, ikka väga pakud olid, ikka väga valusad olid. Aga siis ma mõtlesin, et ma olen nii palju juba ära teinud, et mis see 5 kuskilt sa ikka veel siin veel ära ei ole. Ja inimesed olid nii toredad, lihtsalt kõik karjusid, et Luisa, nii hästi läheb, nii tubli oled. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma olengi tubli, ma teen selle ära. Suurepärane korraldus. Üks ohtlik toidupunkt oli, ma ütlesin Ainile ka, et minu jaoks oli see ohtlikus kohas, et see oli enne väga olulist ja suurt nagu langust. Enne mäe otsas oli toidupunkt ja siis ma haarasin sealt banaani ja vee ja üritasin siis ühe käega neid hoida ja süüa ja teise käega siis sõita rattaga, sest ma käed lahti, ma ei julge sõita. Aga siis ma vaatasin, et tuleb mägi, kus oleks vaja hästi kiiresti sõita ja ka turvaliselt alla jõuda ja siis ma lükkasin selle banaani endale kurku ja jõin nats vett ja andsin selle pudeli ruttu ära ja kihutasin alla. Kasutasin seda nii-öelda mäge, et mõningatele järgi jõuda. Ja kõik, kes joogipunktides ja söögipunktides olid mega abiks just nagu ka ergutamisel. Et just ratta ja rajal eriti, sest rattarajal oli ikkagi päris pikk ja lõike, kus ei olnud ühtegi inimest. Ja siis vahepeal juba siuke nukker tunne, et kaua võib, et kedagi ei tule. Isegi jäneseid ega rebaseid ei sattunud teile, kes oleks ergutanud või natukene mingit põnevust pakkunud. Et selles mõttes jah, et siis kui toidupunktid tulid, siis see tunne, et keegi ergutab, oli väga mõnus. Väga palju muudavad selles mõttes, et nagu ma ütlesin ka, et ikkagi esiteks võistlejal tempo tõuseb kohe, kui keegi ikkagi hõikab ta nime või ütleb, et väga hea ja plaksutab, et siis tunne tuleb kohe ikka sisse, et ja, ma olengi tubli, ma saan lõpuni, ma jõuan, I can do it. Et sellest on mega palju abi. Nii et kui te olete järgmistel võistlustel raja ääres, siis kindlasti ergutage kõiki. Ma arvan, et muutub see, et sa oled enesekindlam, sest see on ikka väga suur pingutus, ja mitte ainult nagu see konkreetne päev, vaid ikkagi see treeningperiood on väga suur pingutus, et ma ei soovita küll inimestel minna Ironmani tegema nii, et sa nagu enne treeninud ei ole. Et ma arvan, et siis see on ikkagi valus ja ma arvan, et siis see langus seal finišis just sinu keha ja šokk ja kõik võib olla ikka väga valus iseendale, et seda ma ei soovitaks küll teha. Aga jah, kui treenida ja teha seda järjepidevalt ja mingite õpetussõnade ja treenerite abiga, siis on see eneseületus väga magus ja mõnus tunne. Minu soovitus on see, et alustage treenimist kohe, mitte pool aastat enne võistlust. Treenige ikkagi nüüd, kui eile oli Ironman ära, et siis alustage nüüd homme. Ja teine asi, et ikkagi küsige abi ka ja kuulake keha, et kui keha on väsinud või kuskilt valutab, siis selle valuga tuleb tegeleda.
et kindlasti mitte valuga treenida, et see ei ole mõistlik, siis ei pruugi starti üldse jõuda, et peab oma keha kuulama. Mul oli see tunne, et ära tegin, et uskumatu, aga ma tegin selle hulluse ära, mis ma ette võtsin ja no oligi niisugune väga suur enesekindluse boost, et sai palju tööd selle nimel tehtud, küll oli ka väikseid vigastusi ja tagasilööke, aga ikkagi kogu selle teekonna lõpp-punkt oli tohutult positiivne ja äge, võimas.